Jätkame siis vaimse tervise lainetel, et siis kogemuste nõustaja Silver räägib meile natuke rehabilitatsioonist ja teistest asjadest. Ma siis rohkem praegu ei täpsusta. Aitäh! Vaatamast. See on nii äge võimalus teha siuke äge kaader, millest ma olen alati unistanud, nagu suur staar tulla lavale. Tere kõigile, ma olen Silver, mul on hästi lahe perekonnanimi ka, Silver Kleiman-Leiman ja täna ma siis olen kogemusnõustaja Silver rollis. Kui siin täna terve päeva jooksul on olnud jutte hästi põnevatest valdkondadest ja samas toodi ka välja, et siin kuidas põlvkonnad erinevad, siis mul pole õrna aimu, mis põlvkonnas ma olen, sest ma ei taha teha PowerPointi, aga samas mulle meeldib hullult telefoni näppida, aga samas ma tegelikult tahaks üldse ennast välja lülitada ja kuskil metsas elada. Aga eks ma saan hakkama. Võib-olla minu taustast ka natukene, et ma olen praegu veel 28-aastane, mul on diagnoositud sügav depressioon psühhootiliste sümptomitega, millele lisanduvad muud segatüüpi ärevushäired. Ja siin on mu abimees. Kui ma seda diagnoosi kuulsin, ma ei saa mitte midagi aru tegelikult ausalt. Ma teadsin seda, mul on hästi halb olla ja ma ei tea, mis ma üldse nagu tegema pean. Ma kartsin kogu aeg ära surra. Ma ei saanud mitte millegagi hakkama. Mul oli sensorite või info vastuvõtmine oli nii ülekoormatud, et ainuke asi, mis ma tegelikult teha tahtsin, oli see, et ma tahtsin magada. Ja ilmselt mul oli depressioon juba varasemalt kuskil teismelisena. Aga jah, et see üldse, et jõuda sinna diagnoosini, see võttis natukene aega. Ja minu arust, nagu see tänane teema ongi, et patsient siis süsteemi hammasrataste vahel ongi see, et need kitsaskohad võivad siis olla kindlasti professionaalide puudus, sellepärast on ka siis need pikad järjekorrad, võib-olla mõnes mõttes ka infosulud. Ja ma pean siis silmas seda, et see, mida räägib siis professionaal patsiendile, et kas see info jõuab päriselt kohale. Et muidugi minu arvamus on subjektiivne. Paljud asjad, mis mul näiteks endal ravis läbi käisid, erinevad terminid, osad neist jõudsid kohale, osad neist ei jõudnud kohale. Ja võib-olla üks selline asi veel, mis seda patsienti süsteemi hammasrataste vahele jätab, ongi siis, nagu Madis ütles ja enne mind öeldi, ja ma arvan, et siin paari päeva jooksul ongi need stigmad, mis endiselt levivad ja seepärast kogemusnõustamine tunduski nii seksikas amet, et neid asju järjest rohkem lõhkuma hakata ja siis anda siis diagnoosile ka nägu ja mul on väga hea meel, et ma olen täna siia jõudnud sellest rääkima. Rehabilitatsiooni võimalused ja kvaliteet tegelikult ju on tasemel selles mõttes, et abi on tegelikult kättesaadav. Abi töötab. Abi annavad inimesed, kes on kvalifitseeritud, kes on ennast täiendanud. Ja mis peamine, eks ole, kui hästi läheb, siis sa ei pea selle sentiga maksma, sest me elame Eestis võrreldes näiteks see, kui kutsud USAs endale kiirabi, et siis sa maksad vigaseks ennast. Aga minu küsimus või minu see teema, millest ma tegelikult tahangi nagu oma sõnumi edasi anda, et mis saab pärast, kui me käime selle raviteekonna kõik läbi, me täidame selle rehabilitatsiooniplaani ilusti ära, niimoodi, et kõik dokumendid on korrektselt vormistatud, digilukku on kõik asjad sisestatud ja siis psühhiaater või siis psühholoog või siis perearst ütleb nii, Silver, kõik on hästi, mine nüüd ellu tagasi ja tee, mis sa tahad. Ja minu enda kogemus pärast haigestumist oli siis selline, et ma olen mitu korda uuesti depressiooni tagasi langenud siis läbi oma eluliste valikute kindlasti, oma elustiili tõttu, aga puhtalt ka sellepärast, et ma tundsin, et mul on
tunduvalt lihtsam pöörduda selle vana ja harjumuspärase juurde tagasi, kui see, et iseseisvalt natukene pingutada veel või kui läheb raskeks, siis kuidagigi hakkama saada. Et need murdumised olid nagu üsna kerged tulema selles mõttes. Ja kui tugi ära kaob, ma pean siis silmas psühholoog, psühhiaater või siis näiteks tugiisik isegi, et siis on ülilihtne langeda oma sinna vana elu juurde tagasi ja see, mis sinna üldse nagu auku viis ja see võibki kutsuda esile taaskord depressiooni, taaskord ärevushäired või mõne muu psüühikahäire taasilmumise. Siis vaata korra enda kõrvale, vaata seda saali tegelikult. Siin saalis on 11 rida istekohti, igas reas on 19 istekohta ehk siis circa 209 istekohta. 209 inimest mahub siia saali ära ja Statistikaameti andmetel tegi aastal 2020 enesetapu 207 inimest ehk siis peaaegu terve see saalitäis inimesi. Ja nende seas oli 46 naist ja 161 meest. Mina oleks olnud 2020 aastal üks nende seast tegelikult. Aga õnneks ma ebaõnnestusin oma katsest lahkuda siis siit ilmast. Miks ma seda tegin? Mul pole õrna aimugi. Ilmselt ma tahtsin alla anda, aga tänu sellele sündmusele ma oskan nagu väärtustada seda uut võimalust, ma oskan seista raskustele vastu, ma oskan hinnata tegelikult, kui ilus elu on. Ja mis nagu peamine, et selle põhjusega või selle tulemusel ma usun, et inimene vajab tuge ka siis, kui see rehabilitatsiooni plaan on justkui läbi. Et kui inimene on piisavalt nagu stabiilne, et tal ei ole enam sümptomeid, ta saab elust uuesti osa võtta. Aga mis peamine ongi see, et ta ei läheks selle vana elu juurde tagasi. See, mis teda võib-olla siin auku viis üldse. Võib-olla see on elustiiline, võib-olla see on see töökeskkond, võib-olla see on hoopis oma perekond, oma sõbrad, kes teab. See on hästi intiimne, hästi isiklik asi igale. Ja kui inimene ongi piisavalt stabiilne, siis mina ise kaasa arvatud paljud minu enda kliendid, kellega ma olen siis puutunud kokku kogemusnõustamise osutamisel. Et meil on päris ühine lugu, et kui me saame selle stabiilsuse tagasi ja elu näib hakkama tunduvalt mõttetuna, siis võibki olla see lihtne punkt, kus uuesti taas murduda ja teha midagi mõtlematut. See tagasilangemiste või tagasilanguste statistika on ka päris šokeeriv tegelikult, sest 50% nendest inimestest, kes haigestuvad ühe korra, haigestuvad ka teist korda. Ja 80% nendest inimestest, kes haigestuvad mitu korda, haigestuvad ka siis kolmandat, neljandat või viiendat korda. Et päris kurb statistika, selle ma võtsin NIH-ist ehk siis hästi erinevad numbrid olid igal pool, aga mul tundus see kõige prestiižem ja siis ma kasutasin seda. Aga just, Inglismaalt täpselt. Aga ma teadvustan seda, et siiski meie süsteem praegu sellise võimekuse juures ja sellise koormuse juures on tegelikult väga heal tasemel, aga siin on nagu kindlasti ruumi arenemiseks ja see on ka ühtlasi minu enda kohustus siis olla eeskuju näidata, et on võimalik taastuda psüühikahäirest, näiteks depressioon või ärevushäire, mis mul endal on ja millega pean ilmselt oma viimse päevani siis enda eest hoolitsema, et ei toimuks neid tagasilangemisi ja võib-olla kõige hullemat üldse. Aga see tähendabki igapäevast iseenda eest hoolitsemist, igapäevast mitte nii-öelda sinna mugavustsooni langemist, sest inimesel on ikka selline, ma ei saa öelda viga, aga me kipume harjuma asjadega. Ja kui ongi näiteks olnud valus, siis see läheb mingil hetkel meelest ära ja võib olla lihtne lihtsalt uuesti eksida. Nagu öeldakse, et inimene harjub kõigega
isegi poomisega. Alguses natuke sipleb ja siis jääb paigale. Aitäh kuulamast, mina olen Silver. Kui on küsimusi, siis võite küsida. Jah. Mul on küsimus, mis elustiili muutusi sa tegid, mis sind aitas sellest välja saada isiklikult? Kõige rohkem mind aitaski välja tulla sellest see ebaõnnestunud enesetapukatse ja pärast seda tuli elu üsna suures osas ümber mõelda, ennast tuli nii-öelda siis ümber programmeerida. Tuli avada uks oma elamata jäänud elule, ehk siis kõik need asjad, mida ma olin aastate jooksul enda sisse ja alla surunud, nendega tuli tegelema hakata. See tähendas ka väga palju elustiililisi muudatusi. See tähendas seda, et ma pean olema kaine. Kui ma alkoholi tarvitan, siis see võib olla väga libe tee minu jaoks. Nikotiinist loobumine, enda elustiili vahetamine tervislikumate harjumuste vastu, õigesti söömine, trenn, enda ööpäeva täielik ümberkorraldamine, ehk siis kindlas ajaaknas ärkamine, kindlas ajaaknas uinumine. Ja alguses tundus see liiga suur ettevõtmine, sest seda kõike tundus olevat liiga palju. Aga kuidagi iga päev seda distsipliini arendades see hakkas ka välja tulema ja täna mul siis, ma usun suuresti tänu sellele uuele elule võimalus siin rääkida. Väga küsimus. Ja palun. Kas sa tegid seda üksi või sa üldse kuskilt abi ka? Oli keegi, kes sind toetas? Taastumist peate silmas? Ei, ma mõtlen kogu seda ümbermõtestamist ja selle uuele režiimile üle. Ikka on olnud meeletult palju nagu ümbruskonnas tuge. Kindlasti on üheks eeskujuks olnud Madis, kelle nagu lugu inspireeris mind, et on võimalik enda elu nagu kanna pealt ümber pöörata. Kindlasti mu mõistev pere, siis need sõbrad, kes nagu alles jäid siis, kui toimus see elustiili vahetus, minu fantastilised psühholoogid, keda mul oli lausa 2 tükki terve selle tervenemise teekonnal. Ravimitest kindlasti sain palju abi, kuigi jah, seal oli neid perioode, kus pidi katsetama erinevaid ja oli kõrvaltoimeid, kuid lõppude lõpuks taandub ikkagi kõik inimesele iseendale, et kui ta on nõus abi vastu võtma ja pingutama, siis võib-olla on võimalik jäädagi stabiilseks. Aga muidugi, nagu kui vaadata üldse, mis toimub majanduses, on, et kõik ei ole sirgjoones üles, vahepeal tuleb krahhega samamoodi ja ma usun, et kindlasti mul tuleb veel mõni krahh, aga ma olen nendeks valmis. Ja palun. Kuidas sinu pereliikmed said sind aidata? Kas lihtsalt sellega, et nad on mõistvad või oli midagi väga spetsiifilist ka, mis nad sinu jaoks tegid? See on küsimus tegelikult, mida ma isegi ootasin, milleks ma isegi ette valmistusin. Ja sellel on see, et nad lasid mul lihtsalt olla. Mulle piisas sellest teadmisest, et nad on ühe telefonikõne kaugusel või kui ma ei saa hakkama, siis ma võin koju tulla, enda päris koju. Ja selline nagu piisav ruumi jätmine, aga samas hoolimine, et sellised aeg-ajalised märku andmised, et kuidas sul läheb, kas sa tahad rääkida või on sul kõik hästi või sa tahad ise pigem teha nii, et kui sa tunned, et siis sa tuled rääkima või siis selline, ja pigem see teadmine just aitas nagu kõige rohkem. Jah. Kõigepealt tuleb haigestuda depressiooni. Aga kuidas saada kogemusnõustajaks? Ehk siis jah, seljatad mõne raskuse, millest sa suudad tulla välja võitjana, läbid kogemusnõustaja baaskursuse, kas siis mõnes koolitusele pühendatud ettevõttes või siis näiteks mina õppisin Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kaudu Euroopa Liidu projektide raames. Siis tuleb teha iseseisvat tööd, praktikat ja kui kõik mahud ja punktid ja praktikatunnid vastavad liiklikule kavale, siis
on võimalus saada tunnistusi ja hakata pihta. ja kes teie juurde neid patsiente suunab, et mul on praegu väike segadus, et kas perearst saab ka suunata otse või psühholoog suunab? Psühhiaater, vabandust. Väga hea küsimus. Tänaseks päevaks ma olen siis irdunud iseseisvaks kogemusnõustajaks, ehk siis kogu minu ökosüsteem on ka siin saadaval. Aga ma olen koostööpartner Töötukassal, ma olen koostööpartner Tallinna Vaimse Tervise Keskusel, ma olen koostööpartner Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusel. Ehk siis, miks ma hakkasin iseseisvalt tegutsema, oligi see, et pääseda natukene sellest bürokraatiast, et kus asi käib läbi mitme inimese. Kuidas inimesed veel minuni jõuavad, on see, et kõik, mis ma teenin kogemusnõustajana, suunan ma reklaami, ehk siis jõuda veel rohkem inimesteni. Ja ma ei kujuta ette, mis tulevik toob, aga ma olen üsna positiivselt meelestatud, et see kogemusnõustamine levib, kuigi ma pean tõdema seda, et mind on ainult üks, et ma siiski üksi ei jõua kõigini, aga kõik, mis ma teen nagu näiteks TikTokis, Facebookis või YouTube'is, ongi siis rohkem pühendatud nagu depressiooni kulgemisele, kuidas sellest välja tulla, mis asjad aitavad, mis asjad ei aita. Muidugi see on läbi minu subjektiivse hinnaga, aga lihtsalt, et jõuda nagu massi. Et nagu Madiski ütles enda ettekannes, et kui inimene on järjekorras ja abi oleks lihtsalt kohe vaja, siis tal on lihtsalt võimalus vaadata kellegi teise lugu, kes on ennast võib-olla samamoodi tundnud. Et selle sama asja siis tõttu. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Hästi. Aga siis suured tänud teile selle võimaluse eest. Aitäh!